Margit ja ma olen kodulooja. Ja kõige alguses ma tahan muidugi tänada kõiki uusi tellijaid, kes on minu kanali üles leidnud ja sellega tellinud ja kõiki ka neid, kes on minu videosid laikinud või kommenteerinud, et olen teile väga tänulik selle eest. Ja üldse igasuguse tagasisidest olen väga tänulik. On väga tore lugeda teiepoolseid mõtteid ja arvamusi samuti. Aga mis ma siis täna näitan? Näiteks ma alustasin oma lõngajääkide hävitamist nii-öelda või andma neile siis nagu uut elu või uut eesmärki siin, et mitte neid ära visata ja ikkagi nendest midagi teha, siis ma hakkasin pleedi tegema. Ja mul oli päris nagu mitu sellist korvitäit lõngajääke, millest nagu midagi suurt teha ei saa. Need on ka mingi aja jooksul kuskilt saadud ja endal on jäänud mingitest projektidest järgi ja et midagi nagu sellist suuremat, sokki saaks teha, aga ma ei sokki viitsi teha ja siis ma mõtlesin, et ma teen vabas tehnikas alguses sellise pleedi. Tuleb nii nagu tuleb. Alustasin sellistest ristkülikutest, aga siis mõtlesin, et ei, et ikkagi kõige lihtsam on vist teha ringselt ja siis ülejäänud pleed tuleb mul ringselt. Et siin ma õhtuti olen seda vaikselt nokitsenud ja praegu tol hetkel oli mul siis nii palju tehtud, et ma sain näidata juba midagi. Tundub, et tuleb selline väga soe, tegin nagu mitmekordse lõngaga. Aga siis ma tahan näidata oma kodukoha allikaid. Minu suureks üllatuseks on minu elukohast jalutuskäigu kaugusel päris mitu allikat. Ja esimene neist on Tsirguliinas kohe siin Jõe tänavalt alla minna. Ainult, et tema miinus on see, et ta on väga raskesti ligipääsetav, kuigi ta on selline väga maaliline ja maagiline koht, selline hästi-hästi ilus. Ja mulle väga meeldib seal koha peal olla. Kohalikud rääkisid, et siin on ka kunagi läinud üle ripsild, aga sellest ei ole küll enam mingit jälge, et kahju, et seda enam ei eksisteeri. Et jah, kohati on see päris kõrge kallasega seal, aga vähemalt on sinna nüüd mingi trepimoodi asi tehtud, et kui sa ühelt poolt tuled, siis kuidagi veel koperdad seal libedaga, on nagu väga raske sealt hakkama saada, aga seal trepis saab vähemalt siis ära minna. Ja need puujuured on võimsad, väga-väga huvitav, et kuidas see puujuur on niimoodi poolenisti paljaks läinud, selle endiselt nagu elutseb. Ja sinna Liivakivi paljandile on ka üks kui teine oma nimetähed kraapinud. Mina seda tookord ei teinud. Ja samuti ma kuulsin, et kunagi oli olnud siin nagu 2 niret, aga et sealt paremapoolsest ka tuli vett, aga nüüd on siis ainult tuleb ühelt poolt. Ja tundub ka selline suhteliselt veevaene. Aga vett saab sealt ilusti võtta küll, kui sul on oma pudel või mingi nõu kaasas. Ilus on ta igal juhul, et tasub sinna minna. Ja siis teine, mis tuli välja niimoodi nagu jutu sees kogemata Maaregiga, kellega mul oli ka kunagi üks video vanatõlliste talust, siis tema rääkis mulle sellest tõlliste allikast ja nüüd ta räägib sellest rohkem. Teda on kasutatud ikka väga pikka aega. Ma tegelikult ei oskagi öelda täpselt, kas nagu mõisaaegadest või varem. Aga igal juhul, kui meie maja tehti 40. aastatel, siis alguses tehti hoovi peale kaev. See kaev hästi ei töötanud ja siis mu vanaisa tegi sellele allikale sellise raudkappi ümber. Ja see on põhiliselt sellepärast, et seda allikat oleks kergem hooldada, et küljed sisse ei vajuks ja et siin oleks ka sügavust, et sa saaksid, ütleme, ka vastava koguse vett kätte. Et tegelikult seda allika tootlus on tohutult suur. Nõukogude ajal oli siin Tõlliste mõisa juures Noorkarja laut, seal oli umbes 50 sellist mullikat. Ja see allikas toitis ära. Meie selle majapidamise, meil muidugi oli vähe loomi, võrreldes sellega oli 4-5 lehma. Ja lisaks oli see Noorkarja laut, et siit läks toru, see samusest metallkapist läks toru sinna alla, sinna enda pumbajaama ja toitis ära. Ja mis nad ütlevad, et temperatuur, veetemperatuur on kogu aeg 4 kraadi.
Mul ema käis siin piima jahutamas, kuna temperatuur oli selline väga hea. Häda oli selles, et ta oli nagu kaugel, et pidi kaugele vedama. Ja siis mul vanaisa vend Koori rääkis, et kui sa siit allikast jood ka kuumal suvepäeval vett, et siis ei jäävad kurkhaigeks. Ma arvan, et see rohkem kuulub legendide valdkonda, aga niimoodi ta rääkis. Jõgi jääb siit linnulennul, ma arvan kuskil 3-40 meetri kaugusele. Samune ojake, mis siit tekib, see voolab jõkke. Et siin üldse on, vaata, see kõik see maastik tuleb nagu pervest alla, et see tegelikult kogub hästi palju vett. Selle kaevu ja vee kvaliteet on kaevus enamasti kehvem, sest siin inimesed, kellel on salvkaevud, käivad ju siit vett võtmas. Et siin on väga hea. Aga vaatame korra sisse, mul endal ka huvi vaadata, aga ma pean lihtsalt puhastama siit pealt natuke. Nii. Jah. Siin on olnud see, et kunagi oli üks külg sisse kukkunud, siis ma täitsin seda siin. Ja kusjuures need mulisemise kohad muutuvad. Need ei ole kogu aeg samad. Sest kunagi oli väga suur mulisemine, aga seal nurgas on olnud kogu aeg. Siin on ka, ja näed, mis ma rääkisin sellest noorkarjalauda torust, näed, see on seal. Aga see toru läks katki ja siis tehti sinna puurkaev. Peale seda seal on ju rautagi. Ja siin oli siis meie maja varustus, veevarustus, aga see trass läks ka katki. Ja siis paar aastat tagasi ma panin uue trassi trasstoruga. Aga ega nii ei ole, et näiteks, et kui kevad on suur või see vool on suurem, ei ole. See vool on kogu aeg ju suurne. See on suvel põua ajal täpselt samasugune. Mitte kordagi, kogu aeg on selline jooks. Ja talvel on ilus vaadata, siia tekivad sellised skulptuurid. Ja siin oli piimajuttes nagu see jama, et vaata, siin on restid sisse tehtud. Ja restid on sellepärast, et maa ei lükkaks seda kasti nagu kokku. Aga siis, kui pumpasid vee ära ja unustasid, lasid liiga palju, siis läks piimakand selle resti peale sageli. Läks ümber. Ja siis ta ikkagi rikkus vee ära ja kuna meil seal oli paak, et siis sa pidi nagu mitu paagitäit nagu maha laskma, et see läks. Ma arvan, et seda allikat teavad tegelikult kohalikud, tal ei ole nagu selles mõttes suurt tuntust. Ta on teada tuntud pikka aega kohalike seas. Mööda seda laudteed saab minna ka sinna alla jõe äärde sealt allika juurest, mis see laudtee on küll selline väga väsinud olekuga, aga täiesti on võimalik ja sealt jõe äärde minna. Siin on sügav, jah? Siis saab paadiga sõita. Paadiga saab siin väga hästi sõita, jah? Ja siin selles mõttes oligi paadiga hea sisse minna, sest siin on neid vetikaid nii palju, et muidu kui veetase on madal, siis kui sinna allapoole lähed, siis sa pead vähem seda paati lohistama mööda vetikaid suvel. Ja natuke vastuvoolu ka tulevad sellised kohad, et kus nagu nire tuleb vetikate vahelt läbi, aga sel aastal seda probleemi on, tuli hea sõita. Ja peale selle allika video tegemist ma mõtlesin, et ma jalutan veel mööda jõe äärt edasi, et vaatan, milline see maastik seal on ja siis sattusin ühe kobrapesa peale. Seal on kobras väga aktiivselt puid kraapinud, hambajälgi oli kõik kohad täis. Aga muidu oli selline mõnus jalutuskäik, et suvel kindlasti saab sealt minna angervaksa korjamas ja tundus, et sealt on lausa lademetes seda. Ja kindlasti plaanin sinna uuesti veel kõndima minna. Aga siis järgmine on mul tegelikult kodule kõige lähem. Ma kutsun seda kralliallikaks, kuna minu naabrine rääkis mulle sellest, et tema ütles selle kohta kralliallikas. Ja ta andis mulle väga huvitavad legendi, et kuidas ma selle üles leiaksin. Ja siin ma ka üritasin seda legendi nüüd siia videosse panna. Nii esiteks ta ütles, et mine raudteesilla juurde. No seda ma teadsin, kus see on, ma olin seal korduvalt käinud. Ja just sel hetkel läks rong sealt mööda. Siis ütles, et mine mööda jõge edasi.
seal on kohati tõesti väga tore selline jalutuskäik, kohalikud osad käivad sealt ka vist ujumas, seal on selline koht, kus sa saad natukene vette minna ja kohati on selline huvitav maastik. Aga siis tuleb jälle üks väikene ojake või kraavike ja siis tuleb minna üle purde, mis on ka selline kahtlane tegevus, kui sul on libedad kummikud, aga hakkama ma sain. Siis tuleb selline kalastuskoht, sellest tuleb ka veel edasi minna. Kalamehed on sinna tooli pannud ja püüdnud seal kala. Aga mingi hetk tuleb täielik tupik, no mitte kuskil nagu ei saaks enam minna, vaid siis tuleb minna mööda kallast ülesse ja minna natukene maad edasi mööda seda jõe äärt, kuni tuleb jälle üks kraav. Ja seal kraavis on üks kividega koht, kus ta võimalik üle minna, et muidu ta on selline hästi kõrge ja savine ja hästi libe, aga sealt saab. Ja siis mööda põlluäät jälle edasi, kuni tuleb järgmine kraav, kus ei ole vett ja sealt tuleb alla minna ja sealt leiadki allika. Ja seal oli ka üks dokk püsti, mille järgi ma selle ära tundsin. Seal on nii ilus tegelikult maastik, selline nagu ürgne ja kõik puud on nii nagu on ja väga huvitav. Aga seal on ka üks selline tünn, millel on väike kaan peal. Ja leidsin selle üles, aga seal on tõesti väga väikeseks jäänud see vee juurdevool, et ta ei ole nii tootlik kui see tõlliste allikas. Aga natukene seal midagi mulksub. Ja midagi sealt tuleb, et põhimõtteliselt kui hädas oleksid, siis joogivett sealt saaksid ikkagi kätte. Aga väga põnev oli avastada neid kodukandi allikaid, mis ei ole isegi meie Eesti allikate nimistusse kantud, mis on väga huvitav. Ja siis ma näitan, milline on minu hetkeseis selle pleediga, mida ma olen siin nüüd iga õhtu peaaegu nädal aega teinud ja ma olen teda päris suureks saanud. Ja päris mõnus ja soe on küll, nii et hetkel ma ta jätangi praegu selliseks, vaatan, võib-olla tulevikus kasvatan veel. Aga nüüd ma tahaksin näidata, mida ma veel septembrikuus tegin oma elutoaga, nii-öelda elutoaga. Kõigepealt siis pilt, milline see elutuba oli siis, kui ma selle maja ostsin. No, selline korralik retrolaks, eks, et selline nii nagu ikka nõukaajal need elamised olid. Nõukaaegne mööbel ja tapeedid ja mis ma siis seal vahepeal kiiruga tegin, see oli tol hetkel elutuba. Aga kuna mul juba on üks toimiv elutuba, siis ma mõtlesin, et seda nagu teist elutuba mul pole vaja. Ja kuna tüdruk tahtis omale oma tuba, siis mõtlesin, et okei, teeme siia talle oma toa. Aga selles toas on see põrand kõige õudsamas olukorras. Oli ühesõnaga täitsa mädanes kohe mitmest kohast ja kui ühel päeval tulid sipelgad tuppa, siis sealt august, siis ma mõtlesin, et ei, nüüd aitab, nüüd teeme selle kohe ära. Enne kui talv tuleb ja asi hulluks läheb. Ja siin on näha, mis ta mul vahepeal oli. Mul on tapeet, sealt on maha võetud. Mõned mööbliesemed on vära viidud. Selle diivaniga ma nägin hullu vaeva, pealmise osa ma jaksasin nagu ilusti ära viia, aga siis seda alumist osa ma pidin korralikult lammutama. See oli seal ka juba vaikselt hallitama läinud. Ja siis ma lihtsalt saega saagisin ta juppideks, et ma saaksin ta üldse uksest välja tassida üksinda, et ma jaksaksin. Eks ma oleks saanud ka hädakorral kedagi appi kutsuda, aga ega ei viitsi alati kedagi appi kutsuda iga väikese asja peale. Ja alati ei ole ka kohe seda abi saada, nii et kui tuleb mõte, et nüüd ma siis tegelen sellega, siis ma tegelen ja teen selle täpselt nii, nagu siis mul õnnestub tol hetkel teha. Aga kappide ja muude tõstmiseks ma siis ikkagi sain abi ja need me tõstsime kõik teise tuppa ja nüüd oli siis see tuba septembriks vaba, et hakata seda lammutama ja ma sain oma vennaga kaubale, et kui ma suudan selle põranda ise ära lammutada, siis ta tuleb, aitab mul uue ehitada. Ja mis mul siis muud üle jäi, ma hakkasin seda lammutama. See mädanud koht oli seal kerge, ma lihtsalt astusin peale ja kukkusin sealt läbi. Seal all on nagu selline mõnekümne sentimeetrine tühi maa, nagu ikka vanasti põrandaid tehti, et jäeti ilusti õhuauk sinna vahele, et õhkele käiks läbi ja hallitama ei läheks. Aga sipelgad olid otsustanud sinna pesa teha ja muld oli läinud juba vastu seda põrandat ja seal oli selline kõrgem koht ja samuti ka puujuured, seal kuusk on seal samas seina taga. Aga ta oli ikkagi igalt poolt oli mäda, nii et ta tuli nagunii ära vahetada. Lihtsalt oli aja küsimus, et kuna ma seda teen. Ja kuna ma olen teinud siin jupi kaupa kõiki neid asju, siis oli paras aeg, ilmad olid veel soojad septembris ja mul oli võimalik seda niimoodi rahulikult teha aknad pära, nii et kõik kraam aknast välja visata.
aga see parkett tuli üllatavalt raskelt lahti, nii et ma pidin ikkagi vaeva nägema ja see oli paras trenni, et ma ikkagi nädal aega tegelesin sellega, et ma lihtsalt lammutasin seda põrandat. Kõigepealt need parketid jupikaupa ja siis need lauad sealt saagida väiksemaks ja kätte saada. Seal all oli mingi hallitanud riie või kangas või ma ei tea, mis materjal see isegi oli. Ja noh, kohati oli ikkagi päris hull. Svammi kuskil ei olnud, aga lihtsalt hallitus oli igal pool. Ja noh, seda on siit ise näha, et kui sa natukene koputasid, siis see põrandalaud läks katki, et teda oli nagu raske kätte saada sealt. Lihtsalt vahepeal lihtsalt saagisin need jupid läbi ja viskasin aknast välja, nii oli nagu kõige lihtsam. Et see ulid, mis sinna akna alla kogunes, see oli ikkagi päris suur lõpuks. Mul andis ikka tükk aega seda ära koristada sealt. Ja kuna vahepeal, kui läks juba kiiremaks tööks, oli nii kiire, et ma nagu videod ei jõudnudki teha, aga mul on mõned pildid teile jagada. Et siin on siis see nurk, kus on juba põrand võetud ja ahi on selline. Ja siis ma otsustasin, et ma teen selle nurga korda, värvisin ahju ära ja hakkasin korstnat krohvima ja seinu pahteldama, et saaks jälle uuesti üle värvida. Ja siin on siis põhimõtteliselt see seinaosa ja korstna ja ahju osa enam-vähem tehtud. Ja siis ma värvisin kõik need kapid, mis alles jäävad, need värvisin üle helehalliks. Siin on põrand peaaegu juba tehtud, kuna ma jätsin selle trepiosa viimaseks, sest see trepp toetus sellele vanale põrandale ja siis oli oht, et me ei saa trepist üles siis minna, kuna meil magamistuba ju teisel korrusel. Siis sai sinna mingid vanad telliskivid esialgu alla pandud, et väga alla ei vajuks, aga kui vend juba appi tuli, siis me tõmbasime koormarihmaga selle trepi ilusti üles kinni, et selle trepiga midagi juhtuks ja me saaksime rahulikult selle uut põrandat tegema hakata. Ja materjal oli mul tellitud ja kõik oli olemas, lihtsalt oli ainult vaja õigesse mõõtu ja loodi saada. Ja tegime nii, nagu vanasti see põrand oli, samamoodi. Alt jätame tühjaks. Talad alla loodi ilusti ja siis nii-öelda must ehituslaud peale. Ma ausalt praegu ei mõtlema, et kui paks see laud oli, aga ma ei mäleta, vist oli 3 sentimeetrine. Ja siis selline kõige paksem soojustus, mis ma leidsin, kas oli 8 millimeetrit või 10 millimeetrit, sinna vahele ja siis 8 millimeetrine parkett siis peale. Ja ausalt öeldes see põrand on nüüd kõige soojem põrand meil, et praegu, kui ma teistes põrandatel käin, siis on ikkagi jahe. Aga see põrand on hästi soe praegu, vaatame, mis ta talvel teeb. Siia siis sai tüdruku tuba. Ta on väga rahul, et tal on lõpuks nüüd oma tuba. Et need on need kapid, mis ma üle värvisin ja siis sai sinna veel suur peegel pandud ja siis ma voodi alla kasutasin, tal oli vaja kuskile vanu suvejalandusid panna talveks, siis teeksin alles ühe kapi vana sahtli ja siis lihtsalt lükkasin sinna vana sahtli voodi alla ja jalanõud. Ja siis ma tellisin omale veel talveks puid juurde, sest ma tahtsin ikkagi olla kindel, et ma talvega saan hakkama nende küttepuudega, mis mul on. Mul natukene oli, aga ma arvasin, et kui tuleb külm talv, siis ma kindlasti hakkama ei saa. Et 2 sellist hunnikut, mida ma siin praegu laon, et ühe ma olen juba jõudnud ära laduda ja teine on see hunnik siin. Ja kuna kartsin, et hakkab vihma sadama, siis sai ühe päevaga see kõik ära laotud, sest ma ei tahtnud, et need kuivad puud seal märjaks saavad. Aga mulle meeldib puid laduda, see on väga mõnus jällegi selline teraapiline ja samas võtan seda kui trennina, et kui ma tahan talvel sooja saada, siis ma olen selle nimel nõus natukene ka pingutama. Et tol päeval sai neid puid pimedani veetud ja see hunnik sai ära veetud. Et nüüd on puukuuris piisavalt puid, ma loodan, et ma julgen talvele julgelt vastu minna. Minu pärast võib lumi maha tulla. Aga selline see video täna sai ja vaatame, mis siis järgmises videos näitame. Tšau!